Tere! Head koolikäe vaatajad! Mina olen Anette. Ja mina olen Märt. Oktoober oli kooli sünnipäeva ja õpetajakuu, kuhu mahtus palju põnevat õppimist, toredaid õppekäike ja projekte. Samas võõrustasime ka paljusid välisdelegatsioone. 2. oktoobril tähistasime kooli 122 sünnipäeva piduliku lipu heiskamisega lipuväljakul ning direktor Meelis Konds õnnitles kogu kooliperet videotervitusega. 122 aastat haridust, kultuuri, innovatsiooni on saavutus, mille üle võime kõik uhked olla. Täna saame mälestada läinud põlvkondi, kes on selle teekonna võimalikuks teinud ning tänada meie endisi ja praegusi õpetajaid, vilistlasi, lapsevanemaid ja kõiki koolipere liikmeid, kes on panustanud 21. kooli arengusse. Olgu see päev täis rõõmu, ühtekuuluvust ja häid tegusid ja mõtteid, et jätkata meie kooli lugu veel paljude aastate jooksul. Palju õnne meile kõigile. Elagu Tallinna 21. kool. Kas jätkame õppimise teemal? Sobib. Nii koolis kui ka väljaspool kooli õppides on ettevõtlikkus olnud alati au sees. Uusi ideid, õpirõõmu ja tegutsemislusti jagub nii õpilastel kui õpetajatel. Seda kinnitas sisukas ja meeldejääv ülekooliline projektõppepäev, kus kõik klassid leidsid väljakutseid erinevate tegevuste lahendamisel ja eneseproovile panemisel, muuseumitundidest rabamatkadeni. Siinkohal toome teieni vaid mõned näited. Teadust ja uusi oskusi omandati nii Energia- ja Avastuskeskuses kui ka Rakett 69 teadusstuudios. Liikumine ja tants tagavad alati hea meeleolu ning lisavad päevale värvi. Seda koges Eesti Tantsuagentuuri erinevates vahvates tantsutundides meie kõige väiksemad koolikaaslased. Uued kümnendikud tegid tõhusat koostööd ning lustisid meeskonnamänge Padise seiklusrajal. 10. C aga koges Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil meediamaailma telgitaguseid, tutvus ajalooliste tehniliste vahenditega ning olid ise uudiste loojad ning ankrud. Abiturendid aga seadsid sihid edasiste õpingute jätkamiseks, sel korral Tartu Ülikoolis. 11. B-klassile jäi oktoobrikuust meelde õppepäev Maarjamäe lossis toimunud ajarännakust, mis viis asjaosalised 1905. aasta sündmuste keerisesse. Kooliperele korraldati ka võõrkeelte nädal, mille kulminatsiooniks oli vahva ning kaasahaarav kuldvillak. Mõõtu võeti ka robolahingust, informaatikaolümpiaadist ning küberturbevõistlusel. Kõikjal saatis edu meie kooli õpilasi. Kas räägime nüüd õpetajatest? Jaa, muidugi. Anname lühikese ülevaate õpetajate päeva tähistamisest koolis. Õpetajate ametipäeval võtsid abituriendid üle kooli juhtimise ning asusid hoolselt õpetaja rolli täitma. Õpetajad said nautida pidupäeva kontserti ja kuulata mõtteid avardavat esitlust Erki Felsilt, kes pidas õpetaja ametit Makumba koolis Sambias. Nüüd toomegi teieni mõned fotod sealsete laste koolielust. Maantee koolimaja oli sammuti täis rõõmu ja üllatusi. Kooli ajaloost kõneles väikestele koolikaaslastele vilistlane Kahrut Teller, keda lapsed suure huviga kuulasid. Toredust ja siirust lisas päevaga Sipsik, kes ühteki otsustas reporteriks hakata. Vaatame, millega ta siis hakkama sai. Sa oled Sipsik, jah? Väga tore, õpetaja nime olen mina. Minul on üks küsimus.
Tõsi? Kui sa poleks õpetaja olnud, missugune amet sa oleksid? Ma arvan, et kui ma poleks õpetaja, siis ma tegeleksin turismindusega. Sest mulle meeldib väga igasuguseid uusi kohti näidata ja ise vaadata ja ilusaid paiku näha. Ma arvan, et ma siis organiseeriksin sellised reisid, kus keegi pole kunagi käinud ja kus turistid tavaliselt üldse ei saatu, et see oleks hästi põnev. Okei. Ja ma arvan, et mulle meeldiks see sellepärast, et mulle endale meeldib hästi palju reisida ja arutada. Ja minu arust on inimesed, kes reisivad, kõik minu ümber siis rõõmsad ja avatud ja hästi põnevi uudisimulikud ka. Ja. Aitäh! Aitäh sulle, Sipsi! Head aega! Külla tuli. Kõik head aega! Head aega! Järgmisena sport. Spordiuudised võtab kokku Kirke. Palun! Kesklinna koolide murdmaajooksu tütarlaste teatevõistkonnad jõudsid kõikides vanuserühmades esikolmiku kohtadele. 3., 5. ja 6., 7. klasside tüdrukud ja neiud saavutasid esimese koha. 4. klasside tüdrukud jõudsid pronksmedalile. 3. klasside poisid jäid seekord 4. Tublid ikkagi. Liikumisnädal sai meeleoluka finaali, kui meie õpilasesindus korraldas jalgpallimatši Kadrioru Saksa gümnaasiumi meeskonna vahel. Mäng toimus KSG staadionil. Ausa ja reeglite kohase mängu eest seisis hea Eesti Jalgpalliliidu kohtunik, 12. C-klassi õpilane Oskar Neeme. Tasavägises ja samas sportlikus, sõbralikus õhkkonnas toimunud mäng lõppes tulemusega 4-5 meie kooli kasuks. Kokkuvõttes võitis siiski sport. Lõpetuseks toredad saavutused Tallinna kooli noorte sportmängude meistrivõistlustelt murdmaajooksus. Heti Hinrikus 9. A-klassist saavutas põhikooli tütarlaste arvestuses 500 meetri jooksus 3. koha ja Rudolf Aavik 11. C-st gümnaasiumi noormeeste arvestuses 1000 meetri jooksus 2. koha. Palju õnne ja uute rekorditeni! Aitäh sporditoimetusele! Nüüd heidame põgusa pilgu peale meie kooli külastanud välisdelegatsioonidele. Külalised imetlevad meie avatust ja kaunist ning kaasaegset õpikeskkonda. Külalisi oli Keniast, Hollandist, Portugalist, Leedust, Kreekast, Itaaliast ja Brasiiliast. Siinkohal on ka hea mainida, et meie kooli 40. kunsti- ja kultuurinädal Itaalia on oma ettevalmistustega täies hoos, sest 11. C-klass käis kultuuri- ning õppereisil Itaalias, et oma silmaga näha sealset eluolu, arhitektuuri ning muid vaatamisväärsusi. Tänast saadet jääb lõpetama Lillepaviljonis toimunud õnneliku õpetaja gala, kus tunnustati Tallinna aasta õpetajaid erinevates kategooriates. Meie koolist pälvisid aunimetuse lausa 3 õpetajat, kelle tööd on märgatud ja kes väärivad sügavat tunnustamist ja lugupidamist. Alustav õpetaja on Piret Sepp, aasta klassiõpetaja on Krista Unt, aasta gümnaasiumiõpetaja on Epp Vodja, kes kuulub ka üleriigilise konkursi Eestimaa õpib ja tänab 3 parima gümnaasiumiõpetaja nominendi hulka. Lisaks anti välja ka auhind Tallinna teema aasta kategoorias, kus pälvisime tiitli teema aasta parim kool. Toimetades oodati üheskoost värviküllast ja puhkuserohket sügisvaheaega. Uute taaskohtumisteni! Pesapuu on me kool, mille oksad on täis, sinu paigas suvaid pesi. Pesapuu on me kool ja kui aeg saab kord täis lendu, tõuseme tuhandekesi. Iga päev, iga tund käib siin hoolitsev lend, igal toojal on tarkuse terake nokas. Kool on kooli ja sund, sisse seadma pead end õigel moel, muidu elu on mokas. Pesapuu on me kool.